te võite mulle jälle märku anda, kui nii on parem. Aitäh sellele, kes andis tagasisidet. See oli praegu väga hea. Parem, super. Muidu nii, millegi pärast näete esitleja slaide. Okei, mul on üks palve veel, üks selline palve on teile, et ma tean, et meie ümber on hästi palju erinevaid selliseid, mitte segajaid, aga asju, mis meie fookus tahavad ära viia. Nii et ma palun, et kui sa saad vähegi, siis keskendu minule. Keskendu sellele, mida mul on sulle jagada. Okay? Keskendu sellele, mida ma saan suga jagada. Ja see on juba sellepärast oluline, et siis sa saad maksimaalse kätte selle aja jooksul. Ja kui vaja, pane oma telefon kõrvale, kui sa just telefonist ei vaata, kui vaja, pane oma Facebook kinni, just kui sa Facebookist ei vaata. Ja võib-olla siis ka segajad kõrvale. Võib-olla mõned inimesed mõtlete, et miks sa Elari räägid sellisest, miks sa ütled, et sa oled loovuse ekspert, nii just ma enda kohta ka ütlen. Kas sul on kõrgharidus selles, oled sa käinud ülikoolides ja õppinud seda? Vaadake, enamus inimesi otsib kellegi heakskiitu millekski. Ja me vaatame alt üles, mis on väga ilus ja õige teha, vaadata inimesed alt üles ja respekteerida inimesi, kes teavad midagi. On alati inimesi, kes teavad asju paremini meist, aga mina räägin loovusest sellepärast, et mitte rohkem kui 12 aastat tagasi olin ma oma elus sellises olukorras, neid kriise on olnud ju rohkem, aga üks selliseid kriise, kus ma tegelikult olin pankrotis nii vaimselt, füüsiliselt kui ka emotsionaalselt. Ja see, kuhu ma olen täna jõudnud, on suures osas selle tulem, mida ma olen õppinud loovuse kohta, loovmõtlemise kohta. Nii et ma jagan sinuga sellepärast neid, et need on praktilised asjad, mis on minu elus toiminud ja mis on olnud minu kasutada. Ja ma räägin täna sellest, et kuidas loovmõtlemine ja tegutsemine su sissetulekut kasvatab. Mitte üksnes lihtsalt raha ei ole küsimus, vaid kuidas see kasvatab, selle tagajärg on ka sissetuleku kasvatus. Ja kuidas see toob värskuse su ellu, ilma et peaksid tingimata hakkama ka kellegi teise elu elama. Kui vähegi võimalik, see oli juba slaidina ära, äri ja loovus. Paljud inimesed saavad aru, mis asi on äri või loovus. Ja paljud inimesed ei saa aru, mis asi on äri ja mis asi on loovus. Ettevõtlus kui midagi, kus väga paljud nagu mõtlevad sellisele üksnes raha või materiaalsele poolele ja ütlevad, et aga ma ei ole ettevõtja, ma ei ole äriinimene, ma ei ole keegi, kes on rahas väga hea. Aga mul on nagu endal selline uskumus ja arusaam, et ettevõtlus või ettevõtlikkus on midagi, mis peaks olema iga loov tegevuse, lahke tegevuse taga. Ehk siis teisisõnu on arusaam selline, et ettevõtlus on iga inimese ülesanne. See ei tähenda seda, et igaüks peaks registreerima endale osaühingu, aga ettevõtlikkus on midagi, mis toob sulle sissetuleku. Ehk siis, kui sa lood midagi, kui sa oled loov inimene, siis ükskõik, kas sa oled palgatöötaja või oled sa ettevõtja, sa tegelikult saad sellest mingisuguse sissetulekus, sa saad läbi selle luua endale ja oma perele suuremat väärtust. Ja sellepärast on äri ja loovus omavahel vägagi põiminud. Loovusest võib rääkida kui lihtsalt millestki, kus sa kirjutad oma ütleme siis sahtlisse lugusid, päevikud pead ja otsid sellist sisemist loovust, aga see loovus, millest mina räägin, on teiste teenimiseks. See on teiste aitamiseks, nende edasi arendamiseks. Nii et miks ma ärist ja loovusest räägin? Sellepärast, et ettevõtlus või ettevõtlikkus vajab jätkusuutlikkust. Ja ma usun, et sellist jätkusuutlikku loomist ongi võib-olla vaja kultiveerida ja vaja luua suuremal määral, et inimesed looksid ja ei lõpetaks. Ja selleks on vaja, sageli inimeste sissetulekut on vaja sul selleks finantse, selleks, et siis seda loovust sellisel viisil parandada.
et äri ja loovus käivad väga hästi koos. Paljud inimesed saavad aru, mis asi on elustiiliäri. Nad saavad aru sellest, kuidas kohvikus, Kalamaja kohvikus istuda ja teha arvutis tööd. Aga kuidas see äriks keerata, kuidas müüa, kuidas jõuda sinnani, et see annab sulle ka sissetuleku. Sellepärast need kaks sõna on koos, seda ma õpetan ka ettevõtluskõrgkool Minor just selle tõttu, et kui inimeses on olemas see loovus, siis ta leiaks ka väljundi, kuidas see jõuaks inimesteni, teiste inimesteni. Loovus ennekõike on siis huvitavate probleemide lahendamine. Meie ümber on väga palju huvitavaid probleeme ja väga ebahuvitavaid probleeme. Loovus vajab probleemi, ta vajab kriisi, ta vajab mingisugust konflikti selleks, et sinu loovmõtlemine saaks alguse. Võib-olla kõige lihtsam oleks öelda nii, et loovus algab siis, kui su töö lõpeb või mugavustsoon lõpeb, kui sa järsku leiad ennast täiesti uuest olukorrast. Sa leiad ennast järsku töötuna, koondatud, üksi, võib-olla mitte nii drastilises olukorras, aga sa leiad ennast järsku tühjana, emotsionaalselt tühjana. Ja sa mõtled, okei, kuidas ma siit välja saan, mis ma pean selleks tegema, et siit välja saada. Nii, nüüd te kuulete ka mind paremini natukene tehnilist praaki. Entschuldigung. Ehk siis selleks ongi sul vaja ühte väikest probleemi ja ma millegipärast arvan, et see, et sa praegu vaatad siin seda, on ka selle tõttu, et sa tegelikult otsid, sa oled oma elus mingisuguse kriisi olukorras, kus sa tegelikult otsid mingit suuremat lahendust. Võt see loovmõtlemine võiks aidata, nii et loovus rakendub sellistes olukordades, kus kriis või probleem tekib. Ja võib-olla ma ei taha seda kuidagi nagu mitte dramatiseerida või vähem dramatiseerida, kus sa oled, aga võib-olla see olukord, kus sa oled, on selles mõttes hea, et nüüd ongi see koht, kus sa saad oma loovmõtlemist hakata teadlikumalt kasutama. Sul tuleb oma loovust hakata teadlikult rakendama. Nii, järgmine slaid räägime sellest, et loovus on paremaks loomine. Vaadake, kui kriis tekib, siis üks asi, mis mulle nagu endale väga sümpatiseerib mõelda, on see, et kaosest luuakse korda. Loovus tekib kaoses, kriisis, kus on teadmatus, kus ma ei tea, mis must saab, ma ei tea, mis mu lastest saab, ma ei tea, mis mu töös saab, ma ei tea, mis mu sissetulekus saab ja seetõttu on see olukord selline, kus sa pead nagu looma midagi paremaks, et homme sellist kaost enam ei ole. Minu meelest oli see Einstein või keegi ütles või Mark Twain, jällegi, ma ei mäleta seda täpselt, aga see oli see, kes ütles, et sisuliselt sinu kirjutuslaua olukord peegeldab inimese vaimu, kui segamini või korras see on. Mina enda oma näitama ei hakka. Minu arvates korras. Loovus on paremaks loomine. See on see, kus me võtame selle, mis praegu ei toimi, selle, mis on praegu katki, selle, mis olukorras sa hetkel oled ja loome seda paremaks. See on midagi lahket, see on midagi, mida iga inimene saab teha, kui ta seda otsustab ja teadlikult tahab. Nii et loovus on ka selle kaose võtmine, selle konflikti võtmine ja paremaks loomine. See on olemasolevate, mitte toimivate osakeste, küsimuste loomine paremaks. Loovus otsib võimalusi, mis väärtustab teisi. See on see arusaam, kus kui me loome üksnes iseendale, siis selle nimi võiks olla, et see on isekas. Ja isekus ongi suurim kurjus. Kui küsida, mis on suurim kurjus on elada iseendale. Aga loovus otsib võimalusi, mis väärtustab teisi. Vaadake, ta on seotud nagu ka see teema, mis puudutab mind ennast, see ettevõtlus, ärine loovus. Ilma selleta, et me väärtustame teisi, ei ole ka ettevõtlikkust. Ei ole ettevõtlust. Ettevõtlus algab seal, kus me väärtustame teisi. Loovus otsib seega küsimusi, kus ma saan luua teistele suuremat väärtust. Arusaadavalt
võib seda küsimust ka küsida, kuidas ma iseendale otsin suuremat väärtust, aga nii nagu Zig Ziglar on minu meelest väga kihvtilt öelnud, et kui sa aitad piisaval arvul inimesi leida seda, mida nemad vajavad, leiad sa ka selle, mida sina vajad või saad selle, mida sa vajad. Nii et kui me räägime ettevõtlusest, siis teisiti ei saa. Ei saa teisiti, kui et loovus otsib võimalusi, mis väärtustab teisi. Sa lood midagi, mida teised hindavad. Sa annad teistele midagi, kes ütleb, et näe, mul oli seda vaja. Mul oli selles osas probleem, mul on seda vaja. Me vajame sinu panust. Võib-olla üks asi, mida ma selle webinari kaudu tahan sulle nagu kinnitada, öelda, et meil on sinu tööd vaja. Meil on sinu panust vaja. Okei, Elari, kus sa tead? Sa ei tea, millega ma tegelen. Kellel on vaja seda, mida ma teen? Okei. Siis me jõuame ühe sellise narratiivi juurde, kus mina usun, et igal inimesel, nii nagu tema sõrmejälg on unikaalne, on ka unikaalne ülesanne, mida ainult tema saab täita. Okei, asendamatuid inimesi ei ole, on. Mitte iga rolli jaoks, aga oma elu elamiseks ei ole kedagi teist. Sa ei saa valida olla keegi teine, sest kõik teised on juba võetud. Ehk siis, mida sa otsid? See on võib-olla väga filosoofiline küsimus mõnegi jaoks, aga mida täpsemaks sa lähed, seda paremini hakkab loomõtlemine tööle. Loovus vajab, nii nagu ma ütlesin, konkreetset kriisi. Ta vajab konkreetset probleemi, millega hakata lahenema. Ja kui see sõnum on lihtsalt, et ma otsin õnne, ma otsin, ma ei tea, lihtsalt paremat elu, siis suure pildi mõttes see on hea, aga seda otsivad kõik. Küsimus peaks minema täpsemaks, mida sa otsid. Ja kui loovust mina käsitlen, siis ma käsitlen seda kui millegi, mis on kasulik teistele, teisisõnu ettevõtlus, läbi mille sa saad hakata teisi inimesi paremini teenima ja aitama. Nii et võib-olla selle hetkel on sul praegu hea küsida endalt, et okei, mida ma otsin? Mis on see, mis mulle meeldib? Mulle meeldiks. Ja ma soovitan alustada praegu seal, kus king pigistab. Okei, kus on see tühjus? On see enda mitte võimalus välja elada? On see midagi, mille kohta sa ütled, et mulle meeldiks ühel päeval olla seal, teha seda. Ehk siis pane see nüüd kirja, mida sa otsid. Mis on see, mida sina tahad saada? Ja see on mitte isekas, vaid see on vahest aeg-ajalt aetakse segamini, et sa pead olema isekas ja kõige olulisem on otsida iseendale ja panna mask iseendale ette. See kõik on õige, kuni sinnamaani, kui küsimus on, keda see teenib, keda see hakkab aitama. Ma absoluutselt olen veendunud, et kui me läheneme iseendale läbi selle, et me saame kedagi aidata või kellelgi olla kasulikud, siis see tõstab meie väärtust mitmekordselt. Ei langeta. Seetõttu inimene peaks ennekõike süvenema sellesse, kui endasse, siis selle tõttu, et keda me saan aidata. Ja siin on loomõtlemine midagi absoluutselt head. Kas sa otsid midagi, mille nimi on garantiiga, millel on garantii, mis toimib 100%? Siis mul on sulle nagu kurb öelda, aga garantiisid ei ole. Ei ole sellist asja nagu 100% garantii, kas see kool sobib sulle, kas see töö sobib sulle, kas see, kellega sa unistad ühist elu koos, kas see on garantiiga. Ettevõtluse kohta öeldakse sageli, et oi, et mina ei ole üldse ettevõtja tüüp, ma olen riskeerija tüüp, ma olen niisugune palgatöötaja tüüp, kellele meeldib stabiilsus. Ja siis saabuvad sellised ajad nagu praegu, kus ei ole ei stabiilsust ega garantiisid. Vaadake, siin peaks mõtlema siis just jõudma sinna nagu astumisega loovplatvormile ja küsima, et okei, kui garantiid ei ole, siis kas ma otsin midagi, mis alati õnnestub või midagi, mis ei pruugi õnnestuda. Loovus vajaks pinnast, kus sa teed midagi, mis ei pruugi ka õnnestuda. Sa otsid midagi, mis ei pruugi õnnestuda. See ülesanne, see väljakutse, mis on su ees, ei ole midagi, mis
mis on garantiiga. Aga ta on lahke. Aga ta on teistele suunatud ja ta täidab sind ka ennast. Ta annab sulle selle, mida sa vajad, olgu see sissetulek või see tunnustus või siis lihtsalt see sense of, see tunne, et mind on vaja. Kõik inimesed kogevad seda, mind on vaja. Midagi, mis ei pruugi õnnestuda. Midagi, millest hoolib piisavalt, et uuesti teha. Elu käib nii, et ühel hetkel käib ära üks parem haak, vasak haak. Ja siis me nimetame seda Murphy'ks, me nimetame seda erinevalt, et elu käib nii. Selles see ei ole midagi sellist, kus elu on nagu stabiilne. Vaadake, elu stabiilsus näeb välja haigla ekraanil, kus on üks joon. Selles elus, kus mina elan ja enamus inimesi, me kogeme erineval hulgal vastupanu. Ja seetõttu ma tahaksin öelda selle kohta, et ainus lahke asi, mida sa saad üldse oma elus teha, on püsti tõusta ja uuesti alustada. Aga küsimus ei ole selles, et me otsime kellegi heakskiitu, vaid me otsime midagi, millel on tähendus. Loovus rakendub kõige paremini nende asjade suhtes, mis on jätkusuutlikud ja kus see väärtus on suurem kui lihtsalt rahanumber. Vestlesin hiljuti ühe mehega, kes oli teeninud päris suure summa raha. Ja ta ütles, et ta on masenduses. Ja võib-olla enamus inimesi ütleks, et mis sul viga on, et enamus mõtlevad, et kui sa saad raha, siis sa oled õnnelik ja tema on õnnetu ja minu istub seal ja ma ütlen, et miks sa õnnetu oled? Ta ütleb, et nüüd, kus ma sain selle raha, ma ei tea, kas ma suudan seda hoida. Ja võt siin me jõuame selleni, et tegelikult lahke loovus on see, mis loob uuesti ja loob uuesti ja loob uuesti. Ja selle tagajärg võib olla ka raha. Kui selle eesmärk on raha, siis ma garanteerin, et sa hakkad kartma. Ja siis sa enam ei loo. Vot see on see asi. Ja siis õpetavad inimesed loomise, sest nad hakkavad kartma. Vaata, sa pead otsustama, kes või mis sind inspireerib. Kas see, mis sind inspireerib, on hirm? Mis sind inspireerib tegema oma järgmist sammu? Vaadake, kui see on selgelt nagu defineeritud ainult üksnes raha, siis nagu öeldud, sellele võib kiiresti järgneda hirm, sest on majanduses väga erinevaid olukordi. Ettevõtjad, kes keskenduvad üksnes rahale, kogevad tohutul hulgal hirmu. Mis siis kui? Ja see on mullegi tuttav. See on midagi, millega tuleb väga teadlikult tegeleda. Sa pead otsustama, kas sind inspireerib hirm või ebaõnn. Või midagi muud. Ebaõnnestumine on õnnestumise astmelaud. Ilma, et sa ebaõnnestuks, ei ole sul võimalik õnnestuda. Ja seetõttu, kui su inspiratsioon tuleb hirmust midagi teha, siis mida ma garanteerin on see, et sa teed seda võimalikult turvaliselt. Ma ei räägi praegu riskimisest sellisel tasemel, mis paneks ohtu su pere ja sissetuleku ja kogu su reputatsiooni, aga ma räägin sellisest lähenemisest elule, kus hirm ei ole allikaks sellele, mida sa teed. Ma ei käi tööl sellepärast, et äkki ühel päeval. Lapsed ei pea tegema voodid sellepärast ära, et ühel päeval äkki neist saavad nii lohakad inimesed, et nad ei saa kooli, nad ei saa tööle, nad ei saa mehele, naisele, ega nad ei saa mida vaja. Ma aeg-ajalt teen nalja, et minu meelest me hirmutame lapsi justkui surmaga iga päev ja ütleme, et kuule, kui sa oma voodit ära ei tee, siis. Ja kui sa hakkad siit nagu redelina edasi minema, siis selle loogika on see, et kui sa ei tee oma voodit ära, siis sa ei käi koolis hästi, siis sa ei saa häid hindeid, siis sa ei saa tööle, siis sa ei saa seda. Ja lõpuks on see, kui sa käid tööl, siis sa ei saa palka, kui sa ei saa palka, siis sa sured ära. Ärme hirmuta oma lapsi surmaga. Hirm või ebaõnn. Hirm võib aidata sul teha oma tööd paremini. Jah, tõsi. Et astuda teie ette, siia olen ma tunde ja tunde loonud õpikogemust iseenda jaoks, mida ma tahan ka teiega jagada. Ma tahan seda parimal viisil teha. Ma loodan, et sa näed seda, et see on midagi, mis on minu sees kasvanud. See on midagi, mida ma annan sulle sellepärast, et ma usun sellesse, mitte sellepärast, et ma olen sellest lugenud või kõigest lihtsalt tahan sellest rääkida. See on midagi, mis on minu sees.
motivatsioon kui midagi, mis on nagu vabandus. Ma ei ole motiveeritud. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud kedagi ütlemas, mul on mott maas. Ma ei viitsi, mul on mott maas. Mott. Kujutage nüüd ette, kui teie lapsel või lähedasel kellelgi on mõni probleem, siis mida te teete? Mida iganes. Vastus ongi sellele, mida iganes. Te teete mida iganes. On see siis kell 1 öösel, 2 päeval, kus iganes, mis iganes olukord, te teete mida vaja. Nüüd selleks, et teha seda, mis sinul on, see and ja anne, mis sul on, siis seal on järsku vaja motivatsiooni, seal on vaja inspiratsiooni, seal on vaja keegi, kes annab loa sulle teha seda, mida sa teed. Oi, kui keegi ütleks mulle, et ma olen tubli, kui keegi ütleks, et sa võid seda teha. Ammu ei pea me ootama luba selleks, mida me teeme. Ma ei küsinud luba väljalt ainult sinu käest, et kas ma võin sinu ellu rääkida. Aga ma ei läinud ministeeriumi lehekülje registreerinud täiskasvanute koolitus. Elari Tamm tahab teha webinari, kas tal on võimalus seda teha. Ammu ei ole selleks luba vaja. Ma loodan, et selline internetivabadus, nagu meil täna on, säilib, kus me saame üksteise ellu rääkida, jagada, väärtustada üksteise elu. Motivatsioon on amatööridele selles tähenduses, et professionaal, kes teeb, mis on vaja, ei vaja lisamotivatsiooni, vaid mida ta vajab, on väga selge arusaam, miks ma loon, kelle jaoks ma loon, mis on see väärtus, mida ma loon. Aga siis, kui ma kõigile ei meeldi, mis siis? Mis siis, kui ma kõigile ei meeldi? Ei meeldigi. Ei meeldigi. Ei saa kõigile meeldida. Meeldimise mure on väga paljudel. Miks? Sellepärast, et see on justkui midagi, kuhu on hea peitu minna. See on üks turvaline koht, sellepärast, et ma ei pea siis kellegiga vastanduma, aga mitte midagi ka ei loo. Andke andeks Eesti Laul, aga kui ma vaatasin, siis üksikud inimesed julgevad kõigile mitte meeldida. Astuda välja millegiga, mis on päriselt su sees, mis on nagu siiras ja mis on nagu võimsa sõnumiga versus midagi, mis kõigile peale läheb. Seetõttu ma olen selle fänn, et inimene otsustab, et ta loob ja ta teab, et see kõigile ei meeldi. Kui ma küsiks teie käest, kas teile kõigile Star Wars meeldib, siis ma usun, et mõnedki teist ütlevad ei. Star Wars ei ole mu lemmikfilm. Miks? Ehk siis kõik ei saa kõigile meeldida. See, mida sa lood, sobib nendele inimestele, kellest sa hoolid. Kes on need inimesed, kellest sina hoolid? Aga sel hetkel, kui sa hakkad tegema midagi, mis on sulle tähtis, midagi, mis on nendele inimestele tähtis, kellest sa hoolid, kes sulle meeldivad, tuleb selline tegelane nagu hirm. Hirm, mis tahab teatud mõttes röövida sinu loovuse, sinu lahke andmise. Hei, vaadake, siin see on. See on minu tehtud webinar, see on minu tehtud kook, see on minu loodud. Ei tea, kas tasub? Ma ei tea. Äkki keegi ei tule kohale. Äkki kedagi ei huvita see. Miks peaks kedagi see huvita? Loovuse vaenlane on hirm ja ta otsib alati väga turvalist paika. Ma olen juba 2 korda vähemalt selle webinari jooksul öelnud, et ainus viis, kuidas mida sa teha saad, on see, et mitte oodata kellegi luba, vaid alustada. Alustada nendega, kellest sa hoolid. Alustada sellest, mida sa otsid. Hirmul on 2 poolt. On ratsionaalne hirm ja irratsionaalne hirm. Ratsionaalne hirm on kõigile meile arusaadav, kui su laps on kõrge koha peal ja seal ei ole barjääri, siis on vägagi mõistlik peatada ja minna ja vaadata, et see laps oleks turvaliselt seal üleval. Aga siis on see irratsionaalne hirm. See hirm, mis meie kuklas ja peas hommikul või öösel, kui sul uni ära läheb, hakkab keerima ja see kerimine on üsna jõuline kuni sinnamaani välja, et su uni kaob ära ja me läheme tagasi oma suht turvalisse keskkonda, kus me ei pea
väga loovalt mõtlema. Loovuse, kui vaenlane on hirm, siis loovuses sõber on tegutsemine. Vaatamata sellele, et hirm on kohal. Ma annan aru, meil on alati võimalik valida, kas allikaks on hirm või armastus, heategu, lahkus. Kas sa aitad kedagi sellepärast, et kui sa ei aita, siis ta ei aita sind tagasi. Iga karma, mis iganes seadused tulevad tagasi. Või sa oled nii lahke, et sa annad. Vot see on loovuse üks ilus asi, kui me loovust kasutame sellisel viisil, et me hakkame andma sellepärast, mis meil on, nende inimeste kasuks, kellest me hoolime. Okei? Loovus kogeb ka alati vastupanu ja see on midagi väga reaalset. Vaadake, kui te võtate ette valge Wordi dokumendi ja teil tuleb kirjutada mitte üks essee, vaid raamat, siis te kogete vastupanu. Te kogete seda hetke, kus nüüd te otsite asendustegevusi. Kõik võib-olla on koolis käinud kogenud seda, et kui on vaja hakata õppima, kui on vaja hakata midagi looma. Võite kommentaaridesse panna, et kas see on tuttav. Kas see on sulle tuttav, et kui sa pead millegagi alustama, millegi kirjutamisega, millegi tegemisega, siis tuleb ette vastupanu. Vastupanu, mis ütleb, ma lähen võtan võileiva. Ma tahan praegu süüa. Vastupanu, mis võtab kätte su telefoni. Midagi, mis sunnib sind avama ühe ekraani ja scrollima seda. On see siis mingi portaal, on see siis mõni asendustegevus selleks, et rahustada ennast, selleks, et mitte minna sinna. See on pinge, mis tekib iga loovprotsessi algul. Ja vaadake, professionaalid õpivad selle pingega hakkama saama. See pinge vajab hakkama saamist, see pinge ei vaja maandamist. Iga pinge, mis loovprotsessis tekib, ei ole maandamiseks, vaid on jätkamiseks. Seetõttu väga selgelt sellised sõltuvust tekitavad pingemaandajad on asenduseks või vabanduseks mitte luua. Ma loodan, et sa seda ei otsi. Vastupanu tuleb ületada. Vastupanu on kohal, see on teadvustamine. Iga kord, kui sa hakkad looma midagi, mis on tähtis, on see siis sinu essee, järgmine tükk, sinu oma äri, sa astud esile, koged sa vastupanu. See on normaalne, teadvusta seda endale ja siis sul on võimalus edasi astuda. Loovus on tegevus ja väga vähe seotud tunnetega. Keegi on ilusti öelnud, et kui mu sõber, kui tunded oleks nagu mu sõbrad või kui tunne oleks mu sõber, siis ma teda ei usaldaks. Tunded varieeruvad, tunded on seinast seina, tunded tulevad, tunded lähevad. Loovus on tegevus. Sa paned taas midagi lauale, sa jälle ehitad midagi. Sa võtad kätte ja lood midagi. Sa uuendad midagi. Sa paned meie ette midagi, ütled nii, mina tegin. See lahke tegevus, see on loovus ja palju vähem tunne. Ja tunne, nagu ennemgi öeldud, on nagu amatööridel, et täna ei tunne, et ma tahan teha. Mul meeldib see näide nagu torumehest, kes tuleb sinu koju torusid parandama ja tal on kaasas mingi hulk tööriistu, ta on professionaal ja tal ei ole seda plokki ees, et ma ei tea, täna ei ole seda tunnet, et ma tahaksid neid torusid keerata või ma ei tea, kuidas neid keerata. Kas keerata vasakule, paremale? See on suhteliselt selge, mis ta tegema peab. Keerama siia, sinna ja see on rohkem tegevus kui tunne. Keegi ütleb väga lahedalt, et viivitamine on kasulik. Absoluutselt. Adam Grant räägib sellest oma raamatus Originaalid. Ja väga sageli just see viimase hetke viivituse hetk on kõige võimsam. Ja neid näiteid on uskumatud, kus see loovuse, see viimane hetk, see pingutus ennem laivi minekut, ennem raamatu väljaandmist, ennem
esitlemist, selles on kõige suurem nagu jõud. Martin Luther King Jr., kui ta kirjutas, mitte Junior, vabandust, Martin Luther Kingi Junioriga ma olen isegi kohtunud, aga Martin Luther King, tema isa, kirjutas selle I have a dream siis kõne eelneval ööl ringi ja sellest sai siis selline väga võimas kõne ja seal, nagu te teate, siis selle kese on I have a dream ja seal on siis ka Adam Grant kirjutab, et selles võis olla 2 teket, kuidas see I have a dream tekkis. Üks nendest oligi siis seesama, et ühel koosolekul keegi hüüdis, hey, Martin, share us your dream. Ja siis ta ütles, I have a dream, mul on unistus. Loovus on tegevus, mitte tunne. Loovus on nakkav. Loovus on nakkav. Ma tahaks hea meelega teada, kas praegu on inimesi, kes on juba nakatatud sellest loovusest ja sellest, mida ma jagan. Kui sa oled nakatatud, pane chati, olen nakatatud. Ma arvan, et praegu on päris hea olla sellise asjaga nakatatud ja mitte niivõrd muude asjadega nakatatud. Et kui sa oled sellest loovusest nakatatud, siis pane chati, mina olen nakatatud, juba nakatatud, olen nakatatud, väga lahe. Ehk siis see on midagi, mis alati nakkab, kui sa näed loov inimesi, kui sa käid, ma ei tea, inspiratsioonilaatadel, kui sa käid inspiratsiooni inkubaatorites, kui sa näed inspireerivaid inimesi, kui sa vaatad inspireerivat videot, kõnet, siis see tekitab sinus sellise tunde, et ma tahan ka, mulle ka meeldib. Lahe, keegi ütleb, mul on ka juba sümptomid, väga lahe, positiivsed sümptomid, väga nakatatud. Ehk siis see on midagi, mida me vajamegi. Me vajame loovusest nakatatud inimesi, kes loovad midagi, millel on suurem tähendus kui see, mis me parasjagu üksnes näeme või ise endale tahame. Nii et kui sa teed, ole valmis, et teised näevad seda ja tahavad ka luua. See on üks ka minu missioone või siis selliseid, ma ei taha öelda kirg, aga see on üks neid asju, miks ma seda teen, on see näha inimesi liikumas selle suunas, et nad loovad midagi, mis on suurema tähendusega kui üksnes see, mis neil parasjagu on. Ja mis selle mõtte aluseks on see, et on olemas default setting. Kõik teavad, et arvuti, telefon ja nii edasi tulevad vaikeseisundis, sättungitega. Ja siis sa saad hakata endale ümber seda sättima. Vaadake, see ongi loovus. Sa võtad midagi ja sa hakkad looma sellest midagi uut. See ongi inimese võime. Loovus vajab protsessi, mitte aplausi. Okei, täpselt siis, kui sa oled loonud midagi, mille üle sa tohutut uhkust tunned ja sa ootad, et nüüd see õnnestumine on nii suur, tuleb tohutu aplaus ja sind saadab edu. Aga mis siis juhtub, kui pole ühtegi aplodeerijat? Mis siis juhtub, kui ei ole seda tunnustust seal kõrval? Mis siis, kui sa oled nagu El Greco, kes alles elu lõpus sai, ütleme mitte elu lõpus, vaid ütleme, tema poeg sai alles tunnustuse isa töö eest. Minu hea sõber Kristjan Randalu ütles selle pealt, aga see ei inspireeri mind. Mind inspireerib ainult see, kui ma teen midagi ja sellel on suurepärane tagajärg. Kristjan on nii andekas ja ma usun, et tal on palju aplodeerijaid ja palju austajaid. Nüüd, enamjaolt tuleb meil mitte otsida seda aplausi. Miks? Sellepärast, et kui me hakkame aplausi otsima, siis me hakkame otsima toimivaid lahendusi. Ja toimivad lahendused on alati turvalised lahendused. Ja turvalised lahendused võivad olla vägagi mitte loovad. Nad ei pruugi enam lahked olla. Sest mida me ootame ju ühelt panustajalt? Me ootame, et see, mida sina teed, on erakordselt lahke. See, mida sa annad, see on erakordselt lahke. Sa annad rohkem. Sa ei anna mitte vähem ja vähem ja vähem, vaid rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja seda lahkust, see lahkusel ei ole suure tõenäosusega sellist garantiid. Sest sa alustad alles. Sa alles alustad ja sa alles otsid oma kohta, sa otsid oma võimalust. Loovus vajab protsessi. Ta vajab seda, et sa ärkad hommikul ja hakkad looma. Sõltuvalt, kuidas sa tunned, sõltuvalt sellest, kas sa oled saanud aplausi või mitte. Sa oled tubli. Aga me vajame loomulikult seda turvalist keskkonda, kus seda teha.
Ma olen südamest tänulik oma abikaasale Kärdile, kes on loonud selle keskkonna. Tema teab minu armastuse keelt, see on tunnustavad sõnad sageli ja siis, kuidas ta ütleb, Helari, sa ei hästi hakkama. Ehk siis me vajame oma vahetut seda fännklaabi, seda kõige suuremat. Ma usun, et minu pere ja minu abikaasa on minu suurim fännklaab. Aga loovus enne kõike vajab eesmärki. Miks ma seda teen? Ta vajab seda kriisi. Okei, mida veel? Loovus otsib liidreid. Loovus otsib sind, kes sa praegu seda webinari vaatad. Ta otsib sind, et sa looksid midagi suuremat. Kaugel Keeniamaal elab üks naine nimega Lucy. Need on arvates seal miljoneid. See on üks lugu ühest Lucy'st, kes on miljonär. Keenias ei ole väga raske olla miljonär, sellepärast et Keenia valuuta on väga devalveerunud miljonitesse, aga ta on päriselt miljonär. Tema lapsed käivad erakoolis, ühe lapse kuumakse on $10, teise lapse $10 ja kolmas ka. Ja kuidas ta seda teeb on sellepärast, et Lucy sai selliselt organisatsioonilt nagu Huudi Kliima endale kingituseks lehma. Ja selle lehmaga on tema teinud omale väikese äri. Nimelt hakkas ta tegema kohupiima, hakkas ta tegema sellest erinevaid tooteid ja neid müüma. Ta leidis oma niši. Loovus otsib liidreid, kes loovad inimestele suuremaid väärtuseid, nad saaksid hakata edasi looma. Me vajame neid liidreid, neid, kes näevad võimalusi, kes näevad potentsiaali. See ei tähenda, et liidrid teavad kõiki vastuseid küsimustele. Kuidas lahendada see, kuidas lahendada kliimamure, kuidas lahendada majandusküsimus. Ei, liider näeb võimalust enne kõike ja kaasab selleks inimesi. Ükski liider ei ole tegelikult liider ilma, et ta kaasaks inimesi. Selleks, et lahendada midagi olulist, selleks, et näha midagi, mida teised ei näe, selleks on vaja liidreid. Liider ei ole tiitel, liider on ainult see inimene, kes teeb midagi, mida teised ei tee, märkab midagi, mida teised ei tee. Liider on mõtteviisiga, et kui ta sõidab autoga ja keegi tahab vahele sõita, siis ta ei anna gaasi juurde, vaid pidurdab ja laseb viisakalt auto vahele. Liider on keegi, kes liftis olles, võib-olla mitte täna koroona ajal, aga muidu ootab, vajutab nuppu, et mitte lifti läks kiiremini kinni, vaid hoiaks uksed lahti järgnevatele sissetulijatele. See on liidri mõtteviis. Näha probleeme, näha võimalusi ja kaasata selleks inimesi. See on midagi, mida liidrid teevad. Sul on vaja leida oma hääl. Sa otsid oma häält. Sa otsid päris oma häält, sa otsid seda, kuidas sa kostud. Kuidas sa kostud siis, kui sa hakkad looma. Oma hääle leidmine on midagi, mis on iga inimese ülesanne. Seda võib nimetada kutsumuse leidmiseks, aga su esimene kutsumus on tegelikult astuda seal, kus sa parasjagu oled. Selles tsoonis, kus sa oled. Ja hakata tegutsema. Mis sul on pakkuda, ei ole sama, mida sa oskad. Ehk siis see, mida sa oskad, on sinu õpitud tegevused või õpitud skillid. Aga see, mis sul on pakkuda, on see, mida sa oled unistanud. Räägi sellest. Sul on oma lugu. Ma olen täiesti kindel, et igal ühel teist on oma lugu ja ma tegelikult kutsun teid kõiki üles saatma oma lugu. Ma tahan nii tänada kõiki neid inimesi, kes nende webinaride peale on saatnud oma lugusid mulle. info@elaritam.com. Pane kirja oma lugu. Kuidas sa oled tänase päeva jõudnud? Millest sa unistad? Mis on see, mida sina tahad elus ära teha? info@elaritam.com. Jaga oma lugu. Luba sellel lool aidata teisi inimesi. Eelmine webinar mulle tuleb meelde, kuidas üks inimene jagas oma lugu, kuidas ta läbi haiguse, kuidas ta läbi väga keeruliste eluolukordade on praegu jõudnud sinna, kuhu ta on jõudnud. See ei ole veel lahendus, aga ta otsib läbi sellise lahke, loova protsessi võimaluse anda tähendust rohkem iseendale ja nendest, kellest ta ise hoolib. Ja kus siis alustada? Saad alustada ainult sealt, kus sa täna oled. Brian Houston on öelnud ilusti, et kasuta seda, mis sul on südames selleks, et saada kasuta seda, mis on sul käes selleks, et saada mis südames. Mis sul parasjagu käes on. Suure tõenäosusega on sul mingi projekt, sul on mingi töö, sul on mingi ülesanne. Ma loodan, et sa saad nii palju inspiratsiooni, et seal, kus sa täna oled, tuleb hakata tegutsema, mitte astuda alati väljapoole. Välja arvatud, kui see on destruktiivne.
kui see on midagi, mis sind katki teeb, midagi, mis sind lõhub. Nii et seal, kus sa täna oled, alusta sealt täna, just täna, 5 minutit päevas, hakka looma. Too see ettevõtlik mõtlemine sinna, too see lahke panustamine sinna, kus sa oled. Mul on hea meel, vaatasin just, et üks minu hea sõber Paul Kill, kes on Viru vanglas kaplan, on aastaid olnud selle vangla üks lemmiktöötajaid kolleegidele. Ta on lahke. Ta on nii lahke. Teisisõnu, alusta seal, kus sa oled, kas või sellega, et sa oled lahke. Anna enam. Kunagi ühe mehe juurde tuli keegi, kes ütles, et tead, mida ma ei saa, ma töötan 2-3 koha peal, ma olen väga läbi põlenud, ma ei tea, kuidas ma hakkama saan. Ja siis ta ütles, et okei, räägi mulle millegist tegelikult, ma olen poes, ma olen kassapidaja ja inimesed käivad mööda, nad on nii tujukad, kes seal prädestub, ta ütleb, kuidas see sind mõjutab, ta ütles, et eks ma olen siis samasugune. Ta ütles, okei, ma annan sulle ühe vihje, kuidas sa saad 3 töökoha pealt 1 töökoha peale. Okei, ma olen huvitatud. Siis ta ütles, et alusta sellest, et sa hakkad naeratama. Lihtsalt igale kliendile naerata ja pööra tähelepanu igale kliendile. Okei, seda ei ole raske teha, välja arvatud juhul, kui sa ei taha seda teha. Ja mis ta siis tegi? Hakkas naeratama. Ja see vist oli üks 3 või 4 kuud hiljem, kui ta sama mehe juurde tagasi läks, ütles, et mul on üks töö ja seal, kus ma praegu olen, nad ei taha mind ära lasta, sest ma olen kõige parem kassapidaja. Ma saan teistest rohkem ka tasu. Millest sa hoolid? Alustame siis sellest, millest sa hoolid. Mis on sulle tähtis? Ma võiks küsida ka, kellest sa hoolid, aga ma alustan kõigepealt sellest, millest sa hoolid. Mis on need asjad, mis on sinu jaoks tähtsad? Pane need endale kirja. Lihtsalt kirjuta üles. Ma hoolin sellest, millest sa hoolid. Okei, ja ma jõuan nüüd oma lemmiktehnikani. Me oleme varsti teiega peaaegu tund aega koos olnud. Ma loodan, et sa oled nautinud seda olemist minu koos, nii nagu mina olen sinuga. Ja ma annan sulle ühe tehnika, mida mina kasutan nii üliõpilastele kui oma kolleegidele. Ehk siis, kus te saate kõik oma halvad ideed. Stephen Kingilt kunagi küsiti, et härra King, kust teil tulevad kõik oma head ideed? Ja Stephen King ütles, et seda tuleb keerata natuke teistmoodi. Kust te kõik saate oma halvad ideed? Vaadake. Head ideed tulevad sealt, kust tulevad halvad ideed. Kui sa oled valmis tootma võimalikult palju halbu ideid, halbu ärideid, halbu, ja ma ei mõtle moraalselt halbu, vaid tagurpidi, siis see loogika käib just nii, et sa oled valmis kõigepealt tootma suurel hulgal halbu, mitte toimivaid, mitte häid. Kui te tahate mingi Google'ga 500 best business ideas ja te leiate need kõik sealt üles, need on kõik väga igavad. Aga 500 halba ideed. Ja nüüd see tehnika näeb välja iseenesest sellist, et kui ma olen mingis olukorras, kus on vaja ideid luua, ma kõigepealt loon mitte toimivaid, mitte häid, vastupidi igasugusele mõistusele. Ma hakkan kõndima mitte kastist välja, vaid kasti ääre peal. Ja see ääre peal on tegelikult kõige suurem nagu oht tavaliselt teate kukkuda. Ja seetõttu see ääre peal kõndimine kostub ideede loomise faasis, loovuse rakenduse faasis üks väga huvitav tehnika. Need tehnikad on palju, see on üks lemmiktehnikaid, mis aitab loovust rakendada, mis toob selles värskuse. Ja küsimus ongi, kust te saate kõik oma halvad ideed? Head ideed sinu äri jaoks, sinu elu jaoks tulevad sealt, kust tulevad halvad. Okei, nii. Loommõtlemine on õpitav, ettevõtlikkus on õpitav, loovtehnikad on õpitavad. Ma tahan öelda, et need on lucky you, kõik on õpitav. Sa saad siit edasi minna, sa saad õppida, sa võid ise seisvalt minna ja teha nüüd võimalikult palju õppetööd. Aga sa ütled, et müümine on raske, mulle meeldib luua, ma tahaksingi luua, aga müük on raske. Luba mulle öelda ainult üht, müük on väga kerge, kui sa usud sellesse, mida sa teed. Ja see, mida mina teen, mina usun sellesse, 100%. Ma praktiseerin seda ja leian ka sellele ja selle taga on ka inimesed, kes ütlevad, et see toimib. Ma loodan, et su vabandused on otsa saanud, et selle tunniga ma olen saanud lahendada mõned sinu sisemised barjäärid, välised barjääre, sa saad alustada kohe, sind on vaja ja sa saad hakata täna pihta. Ei ole rohkem vabandusi. Ma küsin teilt luba, järgmised 2-3 minutit rääkida teile sellest, kuidas te saaksite, kui te tahate, minuga edasi tööd teha.
nende teemadega, mis teile on olulised. Ma tean, et siin täna ka vaatavad mõned inimesed, kes juba teavad, mis on ees tulemas. Aga see üleskutse on nendele inimestele, kes praegu said innustust ja mõtlevad, okei, ma tahaksin edasi tegutseda. Mul on idee, mul on probleem, mul on vaja mingi konflikt lahendada. Ma tahaksin teada. Nii et ma küsin teilt luba, kas ma võin mõned minutid keskenduda teile ühele pakkumisele, mille ma olen teie jaoks toonud. Ma loodan, et ma sain teie paar jahhi, kuigi ma veel ei näe chatist. Keegi mulle öelnud ja, väga hea. Selge. Siis ma võtan teie poolt antud jahhi ja näitan selle, mida ma olen teinud. Nimelt olen ma loonud siis sellise õppevormi, kus me laivis õpime. Kuna enamus inimesed käib tööl, teil ei ole võimalus iga päev siis kokku saada, aga meil on võimalus saada teie kokku tund aega päevas. Ja ma olen loonud selleks teile loovuse live treeningu ja see on 5 päeva challenge, väljakutse, kus 5 päevaga grupp inimesi suletud Facebooki grupis, samamoodi nagu meie täna siin, aga nii, et me näeme üksteist läbi ekraanide. Meil tekib selline jagatud konverentsi kogemus, kus me õpime terve nädalaga ka üksteist tundma, õpime ületama hirmu ja saame loovust juurde, et alustada päris oma asjaga või jätkata. Ja täpsemalt rääkides, siis milline on see järgmine võimalus? Ma olen pannud siia väärtused juurde, kui küsid elada, kust need väärtused tulevad. Need on need väärtused, kui palju läheb nii aega kui energiat selleks, et neid asju luua. 5 päeva väljakutse loovaks, väärtus 1000 eurot. Vabakutseline sõdalane, ma tegin 1,5 tunnise loengu, alustada vabakutselisena. See on sulle selle pakkumise sees. Vabanduse hirmutav võimalus raamat on sulle selle pakkumise sees. Ja siis selle sama webinari vaatamine järgi nii kaua, kui sa tahad, ka samuti sees. See on väga suur summa, ma tean. Väga paljud ütlevad, Elari, unusta ära. Ja seda ma ei taha. Ma ei taha, et keegi peaks ära unustama. Ja sellepärast ma olen valmis tegema ühe väga mõistliku pakkumise neile, kes tegelikult tahavad. Ja ma ütlen veel kord, ma teen seda sellepärast, et aidata sul jätkata sellega, mis on sulle tähtis. Nii et 5 päevaga loovaks väljakutse nädal alates 1. märtsis, see on õhtuti, see on järele vaadatav, järele tehtav. Iga päev kohtume tund aega õhtul kell 18 kuni 19 nendele, kes saavad laivis. Hetkel on juba üle 30 inimese registreerinud, vist juba 40 pluss. Ja me saame iga õhtu kokku ja me teeme tööd hirmu ületamise ja loovuse arendamisega. Mul on selleks olemas oma tehnikad, kus ma räägin teile loovtehnikatest ja aitan teil edasi minna. Iga üks teeb tööd sisuliselt oma ideega. Mis siis on pakkumise sees? Seesama 5 päeva loovuse väljakutse, loengu, ligipääs, vabadus hirmutav võimalus raamatu saadan sulle postiga, loov webinar sulle elujärgselt vaadata ja ma teen selle teile nii madalaks pakkumiseks kui võimalik 25 eurot. Ütleme nüüd ausalt, kui sa nädalaga saavutad oma elus selle edasimineku, mida sa oled siiani otsinud, ütle mulle päris ausalt, kas 25 eurot on palju või vähe. Ma usun, et kui see loob su elus nii suure muutuse, et sa saad hakata tegutsema täiesti uuel viisil, siis sa ütled, et kuule, see 25 eurot Elari, see on nagu täiesti okei. Et kui sa oled nõus, et see 25 eurot ja see muutus, mida sa oma elus otsid, on investeering, see väike investeering, aga oluline sinu jaoks, siis mis sa peaks tegema praegu on saada kohe e-mail registreerimiseks info@elaritam.com. Nagu ma ütlesin, üle 30 inimese, vist 40 tänaseks, on registreerinud. Me alustame 1. märtsil kell 18 õhtul. Need on järgi vaadatavad selle nädala jooksul, kui sa ei saa iga õhtu vaadata, sa saad olla kaasas. Aga kui sa leiad, et see investeering on hea, siis saada praegu. Ma olen teinud selle nii madalaks teie jaoks, selle webinari eri jaoks, kui vähegi võimalik. Ma usun, et see pakkumine on väärt palju rohkem, arvestades ka, kui palju ma ise olen sinna oma aega ja energiat sisse pannud, aga see on, ma usun, sinu jaoks praegu väga palju tähtsam. Nii et saatke e-mail info@elaritam.com, ma arvan, et see on teile kõigile tähtis. Igapäevane live training 5 päevaga loovaks. Ma usun, et sellest on sulle igal juhul väga-väga palju kasu. Aga ma tänan, meie aeg on otsas.
aitäh, et hoolid, aitäh, et sa hoolid ärist, aitäh, et sa hoolid inimestest. Ma ütlen veel kord, see on privileeg, et te olite minuga. Te oleks võinud praegu olla kus iganes, aga aitäh, et andsite võimaluse mulle jagada loovusest, selle praktikatest ja suur tänu kõigile, kes vaatasid. Kui te otsustate tööd edasi teha, saatke info@elaritam.com kohe nüüd email, ütle, et tahan olla kaasas. See järgmine väljakutse on mulle. Kui ei, siis äkki kohtume järgmistel webinaridel ja